Tere tulemast kuulama Konnakasti, kus ma arutan erinevate konnadega, et aru saada, mis neid inspireerib krooksuma. Täna istun minuga Tiigis Lauri. Tere, Lauri! Tere! Kuidas siis on? Kas sa oled päriselt või tegelikult Lauri? Discordis ma olen päriselt Lauri, aga mina ütleks, et ma olen päriselt ja tegelikult ja ainuke Lauri. See teine on mingi... Tartu värk, see ei ole õige. Jah, mingi imelik. Ma kunagi tulevikus loodan ka see teise Lauri saada siia. Aga hakkame algusest peale. Sest minu peas oled sa kogu aeg serveris olnud ja ma ausalt ei mäleta seda aega, millal sa liitusid. Kuidas sa selle kogukonna leidsid? Kogukonna ma vist leidsin suhteliselt siis, kui ta loodi. Et kunagi, kui ma otsisin Eestis mingit Warhammeri kogukonda, siis ma seda esimese hooga ei leidnud. Ja siis ma leidsin selle Facebooki grupi, mis oli selleks hetkeks, kui ma jõudsin suhteliselt surnud. Aga siis, ja ainukesed asjad, mis seal olidki, oli vist inimesed müüsid oma armeesid maha. Aga siis sa vist tegidki selle Discordi serveri või keegi tegi? Jaa, see oligi minu teed, see oli umbes aasta otsa olnud või niimoodi kuskil. See tuli ikka päris algusaegadele. Jaa, see oli äkki mingi teine või kolmas sükene kutse sinna serverisse, siis ma liitusin sellega. Ma mäletan, tegelikult ma vaatasin, millal sa liitusid, mis su esimene postitus oli. Kuidas sa miniatuuride maailma leidsid, sest kui sa liitusid, sul oli juba tehtud oma miniatuurid? Jaa, no läbi Warhammer 40K ma kunagi vaatasin sükest kanalit nagu Exploring Series, mis tegi tegelikult enamjaolt SCP Foundationi videoid. Ja siis 6 aastat tagasi mul just tuli ta YouTube'is algoritm viskas ette ja siis ma nägin jälle, et millal ta neid Warhammeri videoid tegi. 6 aastat tagasi ta tegi video How are Space Marines created? Ja siis ma vaatasin seda videot, see oli mingi 40 minta pikk vist. Ja ma ütlesin, et tegelikult on suht igav. Ja siis mingi aasta aega läks mööda. Ja siis mul hakkas millegipärast YouTube viskama uuesti videoid Warhammeri kohta. Just loori kohta rohkem. Ja siis ma sattusin sellesse auku kuidagi. Ilmselt sellepärast osaliselt, et mu lemmik YouTuber üleüldiselt Bricky hakkas tegema ka Warhammeri asju ja see oli minu jaoks sükene et mu lemmik YouTuber teeb, siis ma proovin ka ja siis sealt ma vist otsisin ka neid Eestis kogukondi asju, mida ma alguses ei leidnud ja siis mingi hetk ma sattusin vist Mabriku peale kogemata ja võtsin julguse kokku, läksin Mabrikusse, seal mulle müüdi AdMeki Start Collecting karp maha ja koos mingite värvidega ja siis niimoodi ma hakkasin värvima. Ja see on väga huvitav kuulata, sest sa oled vist esimene inimene siin saates, keda ma tean, kes on läbi YouTube'i selle peale sattunud. Milline, sa ütlesid, et sulle määrdi pähe AdMeki starter komplekt, aga kas oli su esimene miniatuur või kas on sul selle veel alles? Mul on nad alles, aga ma värvisin nad mingi hetk üle. Ma värvisin nad rohelised nagu need roobid ja siis oli hall LED-peltser ja mingid punased nagu väiksed siuksed detailid. Ja siis nad nägid välja nagu Dr. Doom. Ja mulle nagu see kuidagi ei meeldinud, et nad olid nii koomiks kuidagi. Ja siis ma vahepeal läksin Mabrikusse tagasi. 9. edition oli välja tulnud vahepeal. Ja siis oli see Necrons versus Space Marines alguse karp, mille ma ostsin. Ja siis ma nii-öelda teise mudelina värvisin Space Marine'i. See on see, kes siin laua peal on. Eks ma panen pärast pildi ka sinna Discordi. See on tema, jah. See on ka, kuna ma läbi loori sattusin, siis ma tegin ta kohe enda chapteri, mis, kui ma õigesti mäletan, siis oli World Breakers, kes pidid olema World Eaters, aga lojalist. Rohkem ma sealt loorist väga edasi vist ei jõudnud ka.
ma tahtsingi tegelikult küsida selle loori kohta, et ma vaatan, et see on päris ägedalt ise juba kohe freehandinud, mis on nagu algekoht ikka väga kõva teema. Ja ma mäletan küll, ma kahjuks see lugu ei jõudnud lugeda, aga ma mäletan, sa postitasid ka oma selle maailma loo nende kohta. Kas see jäi pooleli või mis sellest sai? See vist jäi pooleli, sellepärast, et mulle vist tegelikult väga ei meeldinud see värviskeem, mida ma lõpuks neile välja mõtlesin. Et oli natuke liiga sükane, no ta on lihtsalt nagu Raven Guard või... Esimene mõte oli Black Templars. Ja midagi sükest, ja. Ja siis, siis ma kuidagi, ta jäi tahaplaanile ja kui ma proovisin Necrone värvida järgmisena, siis nad tulid nii palju paremini välja ja siis ma kuidagi selle chapteri jätsin sinna paika. Mis tunne nüüd üle pika ajale vaadata ja võrrelda praeguste mõnedega? No selles mõttes on nagu huvitav, et see Space Marine ei näe minu arust kõige parem välja. Aga nende Necronite üle ma olen nagu siiamaani tegelikult väga uhke. Ma tegin neile need teradele need mingid efektid, mis on nagu siiamaani minu arust suhteliselt okei näeb välja. Ja see põhja disain, mille ma välja mõtlesin oma limiteeritud asjadega, oli ka nagu hea mõte, et nad on, nende idee vist oli see, et nad on nagu midagi nagu Terminaatori filmist, et nad kõnnivad tänavatel ja seal on nagu nii-öelda tavalised autoteed ja siis teha spruujupis see sükene sidewalk nii-öelda neile. Ma vaatan jah, et sul on kohe alguse peale nagu see kunstlik pool hakkan kohe mõte väga liikuma, et kuidas kitbashi teha ja siis kui me kitbashimest räägime, siis ma eeldan, et sul lemmikminiatuur on siin praegu ka kaasas. Räägi mulle sellest nüüd. Me paneme pildi ka, aga siis sa saad audioformaadis kirjeldada, kes võib-olla ei näe pilti. See on mu World Eatersi sõjapande liider. Ma panin talle nimeks Corvain Drask, kelle ma kitbashisin kokku siis Aethon Shani sellest uuest mudelist, keda ma kohe, kui ma nägin, siis ma mõtlesin, et teda ma tahan. Siis ma panin talle World Eatersi pea, Demon Prince'i mingid need trofee räkid selga ja siis ma ta Lightning Claw'd asendasin ka mingite, ma ei tea, mis kitist need on, mingite sõrmedega, et nad oleks üksid rohkem deemonilikud. Ja siis, miks mulle veel see mudel endale väga meeldib, on see, et minust ta põhi tuli väga efektne välja. Neid näeb väga äge näeb välja, eriti kui nüüd ligidalt vaadates pildi pealt, aga kui näen laivis, siis on ju hoopis teine asi. Jah, ma selles pildistamises olen väga halb. Ma olen proovinud mitu korda oma pildi kunsti kuidagi paremaks saada, aga see ei tule välja. Eks see vajab harjutamist, seal on palju nippe. Ja kui me juba räägime harjutamisest, kas sul on mingi kindlad loojad, keda sa jälgid, et ma tean, sa mainisid, et Briki tõi siin siia maailma, Exploring Series, jah, ma vaatan ise ka tema SCP-sid, on väga hea looja, aga kas sul on mingi veel loojad, keda sa jälgid, eriti just kas mingi värvimise või kitbashimise osas? Kitbashimise osas on Pete the Wargamer äkki oli nimi. Tema kitbashid on lahedad. Ma ei saa öelda, et ma kitbashimisest kuskil nagu ideid või mingeid asju väga võtan. Ma nagu seal rohkem eksperimenteerin ise. Ja värvijaid ma ausalt öeldes väga ei vaata. Minu jaoks vist see värvimise osa hobist ei ole nagu see kõige... No see ei ole nagu huvitav vaadata võib-olla minu jaoks. Et muidu ma vaatan veel Borehammeri podcasti, mis on rohkem võib-olla mängule keskendunud tegelikult. Luutin vahepeal tuleb ka ette, aga see on ka loor. Ma tahtsin tegelikult, mul tuli korraga pähe küsimus, kas sa sellele, mis see nimi oli? Corvain Drask. Corvain Draskile tegi ka mingi oma loo? Jaa, talle on kirjutatud backstory ja lühilugu, kus ta võitleb Gene Stealer Cultsi vastu. Jaa, muidu. Kuidas mul sai meelest ära minna ja
kui sa ütlesid löögilugu ja selle vastu ma tõi oot, kuidagi väga tuttav, ma vist tean seda, ma lugen ju seda, nüüd tuli kõik meelde. Me lingime selle ka sinna alla, et see oli tegelikult päris huvitav lugemine, sest see oli meie mängust tulnud, kus me Jeansi võttes nemad ja või tõite siis näitasid Jeansi koha kätte, et kuidas ikkagi asjad käivad selle poolest. Kuidas sa üldse muidu värvimise kohta tunned, et kas sul on mingid lemmikvärve või tehnikad, mida kasutad, ütlesid, et jälgida sa väga ei hooli? Ma vist kaldun halli poole, ma kasutan seda vist paljudes värviskeemides, mida ma teen. Ma tunnen, et see on niisugune hea toon, et ta ise on niisugune neutraalne ja siis kõik muu võib-olla popib. Ja mulle meeldib võib-olla kasutada dry brush imist. Nüüd viimasel ajal ma olen proovinud veits edge highlightida seal, kus saan, aga see on niisugune ehku peale, et see võib alati olla niisugune, et vahest ma keeran mudeli enda arust pekki ja siis ma ei viitsi enam. Ja neid uusi tehnikaid ma õpin siis nagu või vaatan spetsiifiliselt siis, kui mul endal tuleb tuju peale, et nüüd ma nagu tahaks midagi uut proovida. Või siis, kui serveris keegi ütleb, et tee seda, siis ma olen ka paar korda proovinud ja siis see aitab ka võib-olla värvimise poole pealt nagu edasi. Milline on sinu ideaalne värvimise keskkond? Hea valgusega, vaikne tuba, kus ei ole nagu mingeid segavaid faktoreid väga ja võib-olla mingi hea podcast või audioraamat kõrvale, mis on samas maailmas, milles ma mudeleid värvin. Kui sa hakkad mudeleid ja podcaste miksima, siis tuju kaob väga kiiresti mul vähemalt ära. Ma ei tea, väike laud, õiged värvid õigetes kohtades, kui ma pean asju otsima hakkama, siis läheb ka see värvimise tuju kiiresti ära. Sul on nagu see, kui kõik asjad ei ole nagu eelnevalt paigas, siis on pigem see, et ma võib-olla homme värvin. Ja mudel peab ka olema minu jaoks piisavalt inspireeriv, et teda värvima üldse hakata, sest mul on vist päris mitu korda juhtunud seda, et ma nagu ostan või ehitan mingi mudeli, aga ta ei ole tegelikult päris see, mis ma nagu tahaksin tast ja siis ma ei viitsi teda hakata värvima ka kunagi. Mis mudelid sind praegu inspireerivad siis? Need gitsid, mida ma kitbashin praegu 40K maailmasse, need on nagu kõige inspireerivamad praegu, aga see on niisugune asi, et võib-olla kui sa homme küsid, siis mul on mingi lähen oma World Eatersi peale tagasi või tahan Cruel Boys'e teha. Kas paljud meil serveris seavad endale nagu kindlad eesmärke, mis nad peavad aasta jooksul tegema, kuidas ma tunnetan sinu puhul, et see pigem see, et ma teen seda, mis mulle hetkel rõõmud pakub? Jaa, mulle see eesmärkide seadmine väga ei meeldi, sellepärast, et siis mul tekib see tunne, et see oleks nagu töö ja see ei ole enam hobi. Ja kui ma olen varem selliseid eesmärke seadnud, siis ma pärast tunnen ennast väga halvasti, et ma ei teinud neid asju, kuigi ma tegelikult tundsin ennast hästi, et ma nagu tegin mingeid teisi asju nende asemel. Kõige suurem näitaja selle jaoks on mu Angron, kes on siiamaani värvimata, kuigi ma ehitasin ta vist 3 aastat tagasi ja ta oli mul see aasta, kui ma ta ehitasin ka eesmärgiks, et ma värvin ta see aasta ära. Ma ei ole siiamaani temaga midagi teinud ja ma ei taha ka ausalt öeldes teha. Võib-olla seepärast, et mul on see negatiivne emotsioon ta külge pandud. Aga ma arvan, see võib üks teine põhjus ka olla, aga selle juurde jõuame natuke hiljem. Kuidas su elukaaslane sellest hobist arvab? Talle see meeldib nii palju, et see on niisugune huvitav asi, mida ta ei ole kunagi varem näinud, et keegi teine teeks. Ja talle meeldib see, et ma olen nagu kunstiline. Talle ilmselt ei meeldi see, kui palju raha selle peale läheb ja talle ei meeldi see, kui palju ma selle peale mõtlen.
sellepärast, et vahest, kui ta näiteks räägib mulle midagi tähtsat, siis ma lihtsalt olen oma peas, mõtlen järjekordselt mingit short story't välja või kuidas ma saaks järgmist mudelit ehitada ja siis ma saan kere peale. Vaikselt toetub kõrvalt, aga ta ise ei tunne huvi? Ma olen proovinud teda paar korda panna huvi tundma ja temaga Blood Bowli mängimine on see, mis mind tõi nagu mängimise juurde tagasi. Ma olen kogu aeg olnud nagu hobist mingil määral osa, aga ma ei mänginud pikalt. Ja siis ta oli nõus minuga Blood Bowli mängima ja meile mõlemale see väga meeldis. Ja siis selles mõttes ta on nagu proovinud ka teha kaasa, aga tema jaoks see lihtsalt ei ole võib-olla nii huvitav. Ja. See on arusaadav. Sa rääkisid, et sul on praegu see KITS projekt pooleli, kas sa plaanid sellest armeed teha või kas sa kitpässid nagu pigem nagu selles mingi armeede jaoks või lihtsalt, et mingi värmisprojekti jaoks? Ma kindlasti, kui ma kitpässin, siis ma tahan alati, et ta oleks mängitav. Muidu mul ei ole mitte mingit motivatsiooni teda, ma tean nagu kunagi värvida. Ma võin ta kokku kitpässida, aga ma ei hakka teda kunagi värvima ja ta ei saa mitte kunagi valmis. Selle kitsiga on praegu ideedas teha vähemalt väike mingi armee. Ma ei ole veel täpselt otsustanud, aga ma kaldun sinna AdMech'i poole temaga, sest esiteks ma ei ole mitte kunagi AdMech'i vastu mänginud, ma ei ole keegi näinud, et AdMech'i mängitaks. Ja AdMech on ikkagi mu esimene armastus mingil määral. Mul on tal mingeid juppe juba päris palju olemas, seega ma loodan, et ma saan nagu GITS pluss AdMech mingi armee kokku panna. Kuidas enda hobi teistele kirjeldad? Ütleme, tuleb nagu võõras inimene või töökaaslane ülikoolis. Kuidas sa ütled neile, et kas sa lähed mingi tere, ma Lauri, ma värvin ja mängin nukkudega? Ja ma nukkudega ei mängi. Ma ütlen vist suhteliselt klassikalise vastuse, et ma ehitan mudeleid, mida enamus inimesed saavad aru, mis asi see on. Ja ma värvin neid lauamängu jaoks. On kõige lihtsam viis, kuidas seda nagu seletada. Muidugi, kui keegi siis küsima hakkab, siis ma satun transi seisundisse ja ma räägin neile terve 40K ajajoone ära, mida on juhtunud. See käsi õla peale, kõigepealt oli horus. Jah, täpselt. Aga jah, tavaliselt ma räägin neile, et ma värvin lauamängu kujukesi ja siis nad, võib-olla ma näitan ühte ja siis nad saavad aru umbes, et päris lahe. Okei. Jah. Ei, ma mõistan seda. Sinu esimene mäng oligi, kas just esimene mäng, aga sa alustasid põhimõtteliselt Warhammer 40,000-ga. Aga kuidas sul praegu sellega tunded on? Warhammer leiab alati koha mu südames, ma arvan, ja ma tahan teda alati mängida. Lihtsalt praegune võib-olla koht, kus minu arust reeglite mõttes Warhammer on natukene maitsetu. Tal ei ole seda loori kuidagi sidet minu jaoks. Ta on lihtsalt nagu lauamängu reeglid ja tal ei ole seda mingit secret sauce'i juures. Näiteks esimene mõte, mis mul pähe tuleb, on ikka see pilt, mille kas Marek või sina panid sinna lahingumelludesse, kus oli Space Marines versus Gene Stealer Cults ja mõlemad on hordarmeed, et Space Marines ei tohiks olla nii hordarmee ja see tekitab mu peas nagu väga suurt konflikti ja mulle siis ka ei meeldi see mäng nii väga või ta võtab mind sealt mängust veits välja. Või siis on mingid reeglid, mis ei ole päris õiged minu arust selle armee jaoks või siis on lihtsalt kuidagi bland, näiteks, et vahet ei ole, mis selle reegli nimi on ju, näiteks World Eater, siis see võib olla Blood for the Blood God, aga kui see on lihtsalt sustained hits,
siis ja see teisel armeel on ka lihtsalt sustained hits lihtsalt teise nime all, siis ta ei anna nagu mitte midagi juurde tegelikult. Arusaadav, ja ka kui me räägime meil miniatuurimängudest, siis sa tegelikult ju väga aktiivselt võtad osa erinevatest üritustest, käid turniiridel, mis sind nende juurde tõmbab? Ma arvan, et minu jaoks see turniiridel käimine on esiteks see, et ma sunnin ennast rohkem mängima, millega mul vahepeal on selles mõttes raskusi, et ma tunnen, et ma peaksin tegelikult seda teist asja tegema või ei, mu armee ei ole piisavalt värvitud või piisavalt hästi värvitud või piisavalt valmis. Ja siis ma nagu nende turniiridega või üritustega sunnin ennast ikkagi sinna laua äärde. Ja võib-olla mu kõige paremad kogemused kommuuniga ja võib-olla hobiga üldiselt on olnud tegelikult turniiridel. Näen nüüd juba tuttavaid inimesi, turniirid kannavad tegelikult seda hoogu hobi edasi teha, et mingeid armee ideesid või Gitbashi ideesid või siis lühiloode kirjutamise ideid. Jah, kuigi turniirid ja üritused tekitavad minust suurt ärevust alati, kui ma lähen. Et enne igat üritust vist on olnud mul sükene väike hääl peas, mis ütleb, et äkki peaks nagu, et see on nii suur ajakulu, see on nii suur rahakulu, kõik on sinust nii palju paremad, jälle sa tuled oma puulusikaga koju, aga peab minema. Tegelikult väga hea, et sa see teema ise üles tõid, siis ma tahangi küsida nende puiduslusikate kohta, mitu sul juba neid kodus on? Mul on vist 2 praegu, mis on liiga vähe. Mul on vist 2, võib-olla 3, ma ei ole päris kindel, aga nüüd juba see puulusikate asi on kuidagi saanud nii suureks nagu naljaks, et ma seal keskel nagu ei tahagi olla. Ja mulle meeldib see rõõm inimeste silmades, kui nad võidavad, aga nad ei võida pika puuga, ja neil on lõbus olnud, siis ma saan olla nende jaoks, ma ei tea, Big Bad World Eater, kelle nad said beat upida oma Space Marine'iga ja mina saan puulusika ja nemad on seal kuskil keskel, ei saanud midagi. See on tegelikult õige, mul on ka see go big or go home, nagu kas sa saad puulusika või sa saad esimest koha, kõik muu on ükskõik tegelikult. Aga rääkis ka sellest ärevusest, kuidas sul see ärevust ja kuidas sa sellega hakkama tuled? Kuidas sa sellega hakkama saad? Kas sul on mingi nippe või sa lihtsalt nagu surud ennast läbi sellest tundest, et ei, ma lähen ikka nii ära, et ma ei kuule seda väikest häält, mis mu peas on? Mina ärevusega tegelikult ma proovin ennast sellest ise võib-olla kuidagi eemal hoida või distraktida. Ma ei tea, vaatan videoid, kuulan muusikat siis, kui ma lähen sinna turniirile päriselt. Kindlasti on see kergem, kui turniir on mulle füüsiliselt lähemal, siis seda mineku aega on nii palju vähem. Ja see on see, kus mul on kõige suurem ärevus. Aga ka lisaks tegelikult mind väga aitab, kui inimesed räägivad aktiivselt sellest turniirist, räägivad minuga sellest spetsiifiliselt, kutsuvad sinna värki-särki, siis ma tunnen, et nagu ei, ma olen oodatud, vahet ei ole, milline mu armee on, lähme, teeme ära ja saame selle puulusika või võidu. Jah, Lauri, ma kutsuks sind 4K turniiriga. Ma olen hõivatud. Vaatame, ei ole midagi. Sa rääkis ka, et korralik puulusika, et kuidas see kaotus sinust nagu tunded tekitab? Näiteks minu puhul on see, et ta mind ei häiri 1-2 kaotust, vanasti väga häiris, aga kuidas see endal nagu on, et sa lähed turniirile, kõik mingis mängu kaotus, kas häirib sind väga palju? Tavaliselt ei, see oleneb väga mängust. Kui ma ikkagi tunnen, et nagu ma kuidagi tegin kõik, mis ma suutsin ja mäng oli tegelikult sükene suhteliselt võrdne või mul oli lihtsalt lõbus, vahet ei ole, et ma jooksin peaga vastu seina põhimõtteliselt, siis kaotus mind nagu väga ei morjenda.
mul tekib võib-olla sükene halb kogemus kaotusest siis, kui ma, kas see mäng on olnud väga pikk ja raske ja siis ma lihtsalt olen peavalu ja kaotusega. Või see, mida mul õnneks väga palju ei ole olnud, see vastane ei ole võib-olla mu lemmik olnud, aga no see on ausalt öeldes võiduga ka, siis vahet ei ole, kas sa kaotad või võidad. Või siis kuidagi see mäng ise on nagu nii maitsetu või siukse mitte midagi tunde jätva, et siis ta võib-olla on ka siuke, et noh, oleks siis võinud võita või teha midagi lahedat vähemalt. Sellega ma täitsa nõustun, et kokkuvõttes tegelikult ongi pole vahet, kas võidad või kaotad, peaasi, et lõbus mäng oleks. Jah. Kui ma olen viimasel sinu positiivse jälginud, siis tundub nagu Trench Crusade on sinu jaoks kuum mäng. Mis ta endast kujutab? Trench Crusade on väga grimdark universum, kus kunagi meie maailmas ka toimunud ristisõdad lõppesid sellega, et avati päriselt põrgu portaal ja nüüd on aega edasi läinud ja me oleme jõudnud esimesse maailmasõtta, kus riikide vahel võitlemise asemel võitlevad usklikud teemonitega kaevikutes. Minu jaoks selle main või põhiline sükene selling point on see art, mis selle kõige juures on. See on lihtsalt nii hästi tehtud ja võimas kuidagi ja see paneb mind mõtlema ka erinevate kitbashide peale, mida ma teha saan. Plus mulle lihtsalt meeldib see, et see on nagu päris maailmas mingil määral või meie maailmas, seega ma saan oma Eesti poisse seal mängida, mis on nagu lahe. Sul oli vist oma tiim ka seal kitbashitud? Mul on üks tiim või armee, kes on Trench Pilgrims, kes peaks olema siuksed täielikud usuhullud, kes kuulsid kunagi kodus lihtsalt suvalisel hetkel Jumala häält oma peas, et neid on esirindel vaja ja siis nad läksid ka. Ja siis mul on üks teine armee on pooleli kitbashitud, kes on Court of the Seven-Headed Serpent, ehk siis põrgujüngrid, kellel on kes on põhimõtteliselt minu jaoks sükene liivakast, et tee mida iganes sa tahad, sest et nad on teemonid ja teemonitel ei ole mingit konkreetset nagu kuju sükest. Mm-hmm. Ma hakkasin mõtlema, kas see mängus on ingli ka, kujutab teemonid on, aga kas inglid on? Nendega on see, et tegelikult teemonid ega inglid, neid ei ole sellel kujul. Need, kes sul laual on teemonite alluvad, mitte teemonid ise, sellepärast et Trench Crusade'i maailmas teemonid ja inglid on liiga võimsad ja põrgul on jumalaga põhimõtteliselt kokkulepe, et ei teemonid ega inglid ei lähe maa peale, sest siis oleks sükene et terve maailm lihtsalt kustutatakse Jumala poolt ja siis ei oleks enam mitte millegi eest võidelda. Seega teemonid põhimõtteliselt proovivad leida igast loophole, kuidas sinna maailma saada või kuidas sellega nihverdada ja inglid siis või Jumal saadab mingeid sõnumeid inimestele või proovib mingil muul viisil neid aidata. Okei, see on väga huvitavalt lahendatud, siis me hängi mõtlema, et nagu, et kuidas, miks nagu see headel poolel nagu kuidagi neid ei ole siis, aga kellel on huvi, soovitan kindlasti vaadata, just see, mina olen ka leidnud, et ta võtab just selle nagu neil ka on nagu see grimdarki mingil määral nagu võib-olla nagu vähemaks jäänud, see võtab nagu täielikult, et lähme nagu täiesti sinna ära. Soovitan vaadata, seal on ka ja kes tahab proovimänge, siis on tegelikult seal ju meil kanalis väga inimesi, kes hea meelega mängiks. Jaa, eriti selles TTS-is. Sellepärast, et ma tean, et Tallinnas vist kellelgi veel päris sellist maastikku ei ole ja kellelgi väga proovimänge mängitud ei ole, mul on üks mäng mängitud ka TTS-is, et Tartu poistel on kindlasti kergem seda teha, aga eks Tallinnast leiab ka, eriti kui sa oled nõus arvutis mängima seda.
Nüüd, kus oleme erinevatest aspektist rääkinud, siis ütle, kas sa pigem tunned sõjamänguri, värvijana, kitpässijana, mis sul see põhisuund hobis on? Või sa leiad, et see on universaalne Lauri? Ma olen vist siuke üleilma Lauri, jah, et kuidas tuju on. Kindlasti ma satun sinna kitpässimise juurde kõige rohkem, aga see ei ole, ma ei ütleks, et see on nagu mu ainukene fookus või põhiline fookus, et ma kindlasti tahan tegelikult mängida ja mängida värvitud mudelitega ka. Kas sinu jaoks on hästi oluline see ka, et kui sa oled mängimas, kõik su mudelid oleks värvitud? Tegelikult on, aga ma suudan sellest väga mööda vaadata, lihtsalt ma tean juba mängima minnes, et ma ei saa seda kogemust, mida ma tegelikult tahaksin. Aga ma olen nõus seda nagu kuidagi mängimise eesmärgil, eriti kui mul on väga suur motivatsioon minna mängima mis iganes põhjusel, siis ma suudan sellest nagu läbi vaadata, et mul isegi ei pea olema nagu õige mängumudel laual. Et eriti see on minu arust hea, kui sul on uued inimesed, kellele sa mängu tutvustad ja sul endal lihtsalt ei ole kõiki mudelid või kõiki armeesid, siis sa saad proksidega neile tutvustada mängureegleid vähemalt ja kui neile mängureeglid juba piisavalt meeldivad, siis nad võib-olla hakkavad ise neid mudeleid ostma. Kas sul on olnud hetki selles hobis, kus sa tundnud enam ei taha, ei viitsi enam? Tegelikult mitte. Mul on siuke tunne, et ma alati leian enda jaoks selle järgmise asja, mis on nagu huvitav ja uus ja pakub mulle mingit pinget. Et isegi kui ma kogu aeg ei tegelenud mudelitega oma nii-öelda hobiteekonnal, siis ma olen alati olnud huvitatud 40K loorist või AOS-ist või siis mingist kolmandast maailmast või mängust ja alati on nende maailmade või mängude osaks olnud mudelid. Et tegelikult ma ei tunne väga siukest tüdimust. See on tore kuulda. Kui me mõtleme natuke mineviku peale veel, kui sa saaks enda mineviku endale ühe nõuande anda hobi osas, mis see oleks? Võib-olla ma soovitaks mingite armeede või mudelite mitte ostmist, sest see on suur rahakulu. Aga sellega on alati see, et kuna mulle kitbashimine nii väga meeldib, siis mul on lihtsalt rohkem juppe nüüd, millega kitbashida ja ma olen leidnud, et vahet ei ole, kui kaua see karp mul seal kuskil kapis istub, siis mingi hetk mul tuleb sellega, täpselt selle mudeli kitiga mingi idee, mida ma teha tahan. Ja ma võtan selle välja ja siis ma olen nii tänulik, et ma olen kunagi selle endale ostnud. Nende kitsidega just oligi täpselt see, et ma olen kunagi need AdMeki poisid endale ostnud ja neid juppe veel kogunud vahepeal ja siis mänginud ka vahepeal Gloomspite kitsi, kust jääb ka juppe üle ja nüüd ma vähemalt selle projekti alustamiseks, ma ei pidanud midagi uut ostma, vaid ma vaatangi oma seda jupikarpi ja sealt on nagu kõik vajalik oli praegu võtta. Et selles mõttes ma võib-olla räägiks hakkaks iseendaga vaidlema seal minevikus, et kas see tegelikult on õige. Aga võib-olla ka, et saa ennast varem mängima ja saa päriselus hobitajatega kokku ja ära seda nagu karda nii väga. Sest mul läks sellega 4 aastat aega vist. Mis su esimene sündmus oli, kus sa tulid? Tartu Odapea turniir eelmine aasta. Mina arvasin, et see oli aasta alguses. Mulle väidetakse, et see tegelikult oli kevadel kuskil.
aga kui sa räägid nendest karpidest, mis sa oled ostnud, nii-öelda oled nüüd minevikus teinud investeeringu tulevikuks, kas nad häirivad ka sind, et sa vaatad, et mul on nii palju värvi, vaata nii palju ehitatud, kas see häirib või pigem on see, et ongi, et okei, mul on üks hetk, nagu sa ütlesid, üks hetk võtan sealt ja see on nii tore? Need ehitamata karbid mind kindlasti ei häiri. Nemad on nagu, ma tean isegi, et mul on olnud mõned karbid, näiteks need Adeptus Mechanicus Sulfur Hounds või no need hobused, mis neil on. Nemad istusid mul 2 aastat konkreetselt selle eesmärgiga, et kui mul tuleb idee, siis ma teen. Aga ehitatud mudelid, mis on nüüd hallid ja istuvad mul kapis, nemad mind häirivad küll. Mulle ei meeldi, kui need mind vaatavad. Nad tekitavad minus halbu tundeid. Sest nad ütlevad mulle, et värvi mind ära või kasuta mind vähemalt millekski. Kasuta mind ära. Jah, õnneks ma olen vist vaikselt saanud neid halle mudeleid oma kapist nagu, ma vähendan seda pidevalt, mis on olnud nagu tore, et näha, et see riiul, kus nad on kuidagi ruumi juurde saanud. Ja see läbi pooleli olevate mudelite riiul on kasvanud. Aga tuleme siis korraga kogukonna juurde tagasi. Mis on su kõige toredam mälestus seoses hobi või kogukonnaga on? Ma arvan, et minu jaoks kõige toredam mälestus oli äkki see, kui ma hakkasin aktiivsemalt Discordis uuesti kirjutama ja siis kohe, kui ma mingi postituse tegin, siis Jansu kutsus mind sinna Odapea turniirile, et vahet ei ole, et ma ei olnud väga kaua võib-olla aktiivne olnud või kellegiga rääkinud seal, et see oli nagu väga siukene tore või soe. Võib-olla ka sellepärast, et see, kui ma sinna turniirile siis läksin, siis mulle see väga meeldis ja see andis nagu kõik juurde sellele elamusele, et see on siukene kommuun, millest ma tahaks tegelikult osa olla. Aitäh sulle, Jansu, tänu sinule meil üks väga tore hobitaja siin. Nii, kujuta ette, et ma olen Jin, kes tuli siit mikrist välja ja ma täidan su suurim unistus hobi alas. Mida sa mult küsiks? Lõpmatuid soove ei saa. Lõpmatuid soove ei saa kahjuks. Igat praegu müüdavat Games Workshopi kitti, kui mul on igat ühte üks, siis see on piisav. Mul ei ole rohkem vaja, see on tegelikult väga vähe soovida. Tehtud, kõik tulevad ehitatud kujul hallina? Ei, mitte ehitatud, spruudel. Ehitamine on see, mis mulle meeldib. Minu poolt aitäh, Lauri, et minuga liitusid. Mul oli väga põnev suga vestelda. Ma loodan, et kuulajatele meeldis kuulamast. Aitäh, et sa mind siia kutsusid. Aitäh kuulamast ja nüüd ongi Kon kastis.